räägime Claspist, müügitehnikas kasutamisest siis kandidaatide võitmiseks, mis Clasp siis inglise keeles tähendab, on põhimõtteliselt käepael või sõbrapael, mida punudes on sul võimalik siis kandidaadid enda poole võita ja eelkõige just tööintervjuu võtmes, et kui sa oled selle inimese saanud telefoni otsa või tööintervjuule, et kuidas siis seda Claspi punudes võimalikult hästi see deal nii-öelda ära close ida, kui müügiterminit kasutada. Et jah, et sa oled õigesti asjadest aru saanud. Et mida sa teed, sa kirjeldad praeguse tööd ja sellega seonduvad ja siis üritad nagu rõhuda just nendele tugevustele, mida ta ise sulle rääkinud on. Alustad siis sellest nii-öelda mõistmisest ja tunnustamisest ja siis üritad hõlmata sinna sisse nii tema rolli, vastutuse kui üldise nagu töökeskkonna, mida ta sulle kirjeldanud on. Ehk siis näiteks töötad hetkel ettevõttes X mingisuguse projekti juhina, tegeled mitme projektiga ja juhid 5-liikmelist meeskonda ja sulle väga meeldib näiteks sinu töökeskkond, aga sa otsid mingisuguseid arenguvõimalusi. Nii. Nüüd sa lähed järgmise etapi juurde selles Claspi mudelis, milleks on like ehk siis meeldimine ja mida teha. Sa teed kindlaks selle, et mis kandidaale tema nagu praeguse töö juures meeldib. Ehk siis, et sa veendud selles, et mis on nagu kõige tugevamad nagu aspektid, mis talle võiksid meeldida ka sinu juures. Ja kuidas sa seda teed, on see, et tõstad esile kandidaadi siis positiivseid emotsioone ja külgi, ja näitad, et see tema kogemus ja see kõik, mida sa kuulsid, see meeldis sulle ja meeldis ka talle. Ehk siis sa põhimõtteliselt nagu üritad siis rääkida asjadest, mis talle meeldib ja proovid leida siis enda töökohalt selliseid asju, mis oleksid paralleelselt seotud siis sellega, mis tal eelmises kohas meeldisid. Ja näiteks hindad ettevõtte X struktureeritud projekti töövooge ja meeskonna kultuuri. Ehk siis, et sa võid, see on nagu võib-olla väga võib-olla liiga vähe piltlik näide, aga see like on näiteks see, et jah, et sulle meeldib praeguse töö juures see, et sul on liikumisvabadus, et sa saad käia arsti juures siis, kui sa tahad ja meil on ka see väga hästi olemas, eks. Nii, ja siis on selle mudeli juures A-täht, ehk siis alter. Alter tähendab siis seda, et mis võiks olla alternatiiv sisuliselt. Ehk siis, et arutada asju, et mis võiks olla hoopis teistmoodi või mis talle ei meeldi. Ehk siis üritad mingisuguseid valukohti või selliseid pindusid silmas välja kookida. Ja proovid nagu tema käest kätte saada neid asju nagu või et mida võiks nagu paremini teha või isegi selgitad talle, et näed, et sa ise mainisid, et näiteks, et sul praeguses töökohas on väga raske arsti juurde minna, sellepärast, et sul lihtsalt töökoht ei võimalda seda, aga näed, meie juures on see võimalik, ehk siis sa üritad kuidagi sellist empaatia võime või läbi mõistmise siis tuua talle seda nagu alternatiivset pilti silmad ette. Ja siis ongi näiteks, et võid tunda hetkel, et sul karjäärivõimalused on piiratud ja töö ja eraelu tasakaal võiks olla parem, mida meie suudame sulle pakkuda, nii et selles suhtes tundub, et me oleme nagu samas pildis või samal siis lehel. Ja siis on S. S on siis signer ja signer tähendab siis seda, et kas on seal ka mingisuguseid teisi nagu aspekte, mis võiksid takistada selle diili close imist või siis selle nagu otsuse tegemist. Ja sa peaksid nagu mõtlema selle peale, et kas sinna sellesse otsuse tegemisse on kaasatud mingid pereliikmeid, mingisugused finantsnõustajad või mingisugused rahalisi asju, mis võivad olla nagu sellised tegurid, mis nagu siis hoiavad teda sellest allkirjast või siis jah-sõnast eemale. Ja see oluline selle juures on see, et sa üritad kõiki neid muresid käsitleda ka selle kandidaadiga ja siis proovid seda võimalikult, kus ma ütlen, pehmelt teha, et sa nagu ei tee seda liiga müügilikult, jällegi läbi empaatia, läbi mõistmise ja täpsustavate küsimuste, et miks see nii-öelda siis see signer või siis see nagu otsustusprotsessi blokker hetkel võiks seda asja blokkida, et sa üritad nagu rohkem informatsiooni saada. Ja üritad siis aru saada, et kellega ta peaks läbi rääkima, et võib-olla saad mingisuguseid selliseid, ma ei tea, väljendeid kasutada paremini näiteks, mis võtavad seda hirmu maha või näiteks mida see sama inimene, kellega sa praegu räägid, saaks hiljem kodus kasutada siis, et seda müügitööd või seda mõjutustööd sinu eest ära teha. Et uskuge või mitte,
aga tihti on see, et inimene ise võib-olla väga tahaks tööle minna, aga kodus näiteks naine ütleb või näiteks perele otsa vaadates kõik ütlevad, et jah, see on tore, et sa sinna tahad tööle minna, see on arengule võib-olla väga kasulik, aga praeguses eluetapis see ei pruugi olla see, mis meie, ehk siis meie kui pere hinnangul on kõige õigem otsus. Ja siis see inimene peaks siis läbi sinu vestluse suutma kodus ka selle siis signatuuri alla saada ja neid inimesi motiveerida. Ja siis on picture. Picture põhimõtteliselt on see, et sa maalid talle ilusa pildi sellest ja selle visiooni sellest tulevikust sinu ettevõttes ja sa näitad kõiki neid eelnevaid aspekte või üritad siis kõiki neid aspekte nagu põhimõtteliselt tuua pilti läbi selle, et sa kaardistasid selle protsessi nii hästi ära, et sa kasutad just neid väljendeid, neid tugevusi, nõrkuseid enda kasuks, mida see inimene ise oli välja toonud. Et tihti unustatakse ära see, kogu aeg üritatakse rääkida, kui hea on meie juures töötamine ja mida me pakume ja kui palju me pakume, aga unustatakse see pall põrgatada sinna kandidaadi või siis selle tööotsija laua poolele ja nagu lasta sellel kandidaadil rääkida, sest et kui sa lased kandidaadil rääkida, müügipraktikas kasutatakse seda väga tihti, et kui sa lased oma kliendil rääkida, siis see on palju väärtuslikum kui see, et sa ise kohe hakkad rääkima ja suure tuhinaga müüma midagi. Ja sama kehtib ka kandideerimisprotsessis või töövestluse protsessis. Mida rohkem sa lased kandidaadil rääkida, seda rohkem kandidaat tunneb ennast vabalt, sa saad kasutada tema öeldud enda kasuks ja üleüldse ka aru tegelikult, kas see kandidaat päriselt sobib sulle või mitte. Ja ongi näiteks see näide on hea, et kujutad ette, et liitud meie meeskonnaga, kus sul on selged karjäärivõimalused, paindlik töögraafik ja võib-olla parem selline paindlikkus üldse sellise töö ja eraelu tasakaalu toetamiseks, mis väärtustab koostööd ja innovatsiooni. Ja kui sa saad siin jahi, et see inimene noogutab sinuga kaasa, siis sa saad aru, et see pilt on maalitud, sa oled oma töö teinud, sa oled kõikidest asjadest ilusti aru saanud, aga kui sa näed, et kuskil läheb see silm nagu krimpsu veits või et pea hakkab natukene või silmad hakkavad kuskile mujale vaatama, sa saad aru, et sul on mingisugused hirmud veel maandamata ja sa saad nende hirmudega seal töövestlusel tegeleda. Ja meelest tuleb pidadagi, et siin on nagu hästi oluline aru saada, et see tehnika aitab sind siis eelkõige, kui sa tahad saada endale tippspetsialiste, mingisuguseid inimesi, keda on vajalik natuke rohkem motiveerida. Ehk siis, et see on pigem tahetud töötaja või selline tahetud talent turul ja sa pead sellised müügiprotsessi rakendama, et see värbamise töö on natuke ikkagi nagu müügitöö ka, kui sa tahad endale parimaid talente saada. Ja laias laastus see CLASP on üks tehnikaviis, aga laias laastus sa võid müügist, turundusest tuua ka teisi selliseid tehnikaid oma värbamis ellu ja seeläbi täiesti oma värbamisprotsessi parandada ja olla edukam värbaja või siis värbavjuht.